väga ilus vana lepik ja veelgi toredam, et ta on ühe veekogu lähedal. Ja selline lepik võib-olla päevaloom inimene ei mõista selle erilisust, aga see on üks elupaiga tüüp, mis üsna hiljutiste uuringute käigus on selgunud, on väga tähtis ööloomadele, nahkhiirtele näiteks. Selline elupaiga tüüp, vanad lehtpuud koos õõnsustega ja lennuruumiga võrade all, mis siis võimaldavad nahkhiirtele vajalikku pimedust öösel, ei ole üle valgustatud, mis võimaldab ka tuulevarju. Tuul ei puhu metsast läbi, nagu kaks põhilist sammast on viimase aja nahkhiirte looduskaitselistes uuringutes rõhutatud, et mets ei paistaks läbi, et tuul ei puhuks läbi ja et valgus ei paistaks läbi. Võt nii, siin vaatame nüüd seda metsa ja siis räägime veidi tänaöisest nahkhiirte uuringust siin metsas. Noh, kes tunneb ära puuliike, mänd on ju meil, eks ole, tuntud. Ja siin vanad männid annavad ka varju, nende kroonid on kõrgel, aga võrade all on lennuruum. Siis alusmets, kus on pihlakas siin minu ees ja veel lähemal on viirpuu. Näete, viirpuu lõhed. Selline huvitav taim, siis muidugi on siin lepad, must lepp, alnus, mis ta nimi oligi, alnus, albaan allep, eks ole, ja alnus G-tähega oli, vaat ei mäleta enam neid nimesid, mis kunagi ülikooli põlves sai õpitud, taimede nimesid ja puude nimesid. Sadade kaupa õppisime. Need olid ka meeles veel aastakümned hiljem. Alnus glutinoosa, kui ma ei eksi, alnus glutinoosa, jah. Nii, mustlepp. Ja siin on muidugi kask, väga oluline. Jälle niisugune soiste alade puu ja soised alad, nahkhiirtele soised metsad. Eelkõige on just need parimad lennukohad, sest siin on putukaid. Kui filmiski võite kuulda sääse pirinat, kes minu kõrval istub või kes juba minu kõrval on. Kõrva peale juba istus. Tuleb peletada sääskega, näete, väikesed liblikad lendavad. Ööliblikad, ilmselt vaksikud. Väike valge liblikas, näete siin. Et sellises metsas sellised loomad ja sääsk ja lammustus. Selline elupaik tervikuna on just see, mida vajab näiteks habelendlane. Nüüd tulime siit teest, maanteest, ma näitasin autotee, eks ole. Ja kell on hommikul pärast kella 5, nii et öine nahkhiirte lend lõppes kuskil 3:30 all, võib-olla puude all kella 4-ni lendasid. Ja nüüd, rähn tegi alt, piuks. Piuks, kriuks. See on siis nüüd tavaline rähn, meil suur kirurähn, Dendrocopos major. Noh, film algas põrinaga. See põrin, seda võis teha mõni teine rähn, mõni suurem, aga ei saanud teda pildile ja ei saa kinnitada, mis liik. Aga näiteks hallrähn või roherähn võivad selliseid põrinaid teha. Ma olen need kohanud varem. Aga vaadake, huvitav puu see on nüüd.
see on, me oleme vanas lepikus. Näete, need kõrged on kõik mustad lepad ja nende lepade taga kohe on üks kraav, veega täitunud kraav, mis on siis see vee kogu siin metsas, mis annab nende leppadel eluvõime ja kõikidel putukatel need sääsed, mis siin on. Nii, sellised puud, eks ole, põhiliselt on lepad, alusmetsas näete siin pihlakas jälle, siis on ka toomingat. Näete, pihlaka lehed on ju äratuntavad. Näete, palun, pihlakas. Ja kõrval kohe toomingas, näete jälle, toominga lehed on sellised. Need on kõik niisugused tüüpilised viljaka, hämara metsa puuliigid ja vana kask, noh, vähemalt 100-aastane vana, ma arvan. Hästi vana. Ja mis ma tahtsin näidata seda kuivanud puud veel. Kuivanud puud koorega, see on üks väga vana männipuu ja see vana puu ja tema koor, see võib olla nahkhiirtele väga tähtis. No ma ei hakka seda koort siit praegu eemaldama. Näete, et lahtine koor on. Paistab koore tagant läbi. Siin all võib vabalt olla mõni nahkhiir. Aga ma ei hakka tema hommikust tunde häirima. Ja näete, kui võimas pragu siin on. Tähendab kõigepealt see võimas puu. Tänu sellisele puule üldse on selline koor, paks koor, eks ole. See on mändidel, on ka tammedel. Muide, nii et need vanad männid, vanad tammed, need on suurepärased varjepaigad nahkhiirtele. Näete siin all veel koor. Ma isegi teades nahkhiirte eluviisi ja nende päevasid varjepaiku, ma isegi ei taha siin kõva häälega rääkida nende ukse juures. Las nad seal tasakesi rahulikult puhkavad. Nii, et see mänd on üks tähelepanu väärne elusolend siin selles lepikus. Aga paned tähele need kõrged puud, kus oksad on ladvas, oksad ja lehed, võrad, tihedad on üleval metsas, eks ole, aga all, siin kuni 5, isegi 6 meetri kõrgusel, siin on vaba ruum, mis siis, no, jälle inimene päevaloom, seda võib-olla ei oskagi tähele panna, aga nahkhiirele ongi see tähtis koht, et ta üldse saaks elada. Öösel ta lendab, tal on vaja lennuruumi varjus, kus on putukaid, mida nahkhiired siis söövad. Ja hommikuse selle metsaalune on sääski tegelikult päris palju. No kas ma näitaks mõnda sääski, kes istub mul sõrme peal või aga no eks te olete sääski ennegi näinud, ega see ei oleks mingi uudis, kui ma nüüd sääske näitan. Ma näitasin, ta kõnnib ja loomake vanas lepikus otsib omale ja sõber tuli kohe kõrvale ja sõbrale järgneb veel sõber ja no sääskede puudust siin ei ole ja minu jaoks, nahkhiire uurija jaoks see sääskede arvukus, see näitab just kätte need kohad, kus ka nahkhiired saavad elada ja paremates kohtades isegi nende suvekolooniad. Aga nüüd vaatame seda puud. Näete, see on üks vana lepp jälle, mustad lepad, minu meelispuud viimasel paaril aastal, kui ma olen tegelenud väikeste lendlaste uurimisega, siis need vanad lepad on väga toredad. Ja siit ma olen saanud siis habelendlase, tõmmulendlase, veelendlase, noh muidugi tavalise põhjanahkhiire, ka parginahkhiire, ka kääbusnahkhiire, hääli, ultrali hääli salvestada ja neid siis määrata sealt liigid nendest häältest. Nüüd seda ma olen õppinud, seda ma oskan. Ja vaadake, siin puu otsas on niisugune lehepuhmakas, see ei ole nõialuud, eks ole, siin läheb puutüvi ilusti sirgelt. Vana lepp, hästi vana, võib-olla minu vanune, eluiga läheneb 100 aastale. 100 on lähemal kui 0 kindlalt, eks ole, aastate mõttes. Nii, aga panete lähele, et see tegelikult see lehepuhmas, see on maskeering. See maskeerib ühte aparaati, mis siin all on. Ja selle aparaadi nimi on Mini Badcorder, mis salvestab nahkhiirte hääli, on salvestanud kogu öö.
ja kuna ta on väike, siis tema aku töötab ainult ühe öö, nii et iga öö, kui ta on hääled ära püüdnud, päeval ma mõned tunnid laen teda arvutis või kuskil elektrist, eks ole, aku jälle täis ja õhtul võin jälle üles panna ja nii ma olen teinud siin järjest mitu päeva, et õhtul panen, hommikul võtan ära ja näete, mille poolest see on huvitav. See on nahkhiire detektor, aga ta on automaat. Iga nahkhiire möödalend, põhimõtteliselt iga ultraheli impulss, mis siin piisava tugevusega mööda läheb, siis see detektor salvestab automaatselt ja arvutis saan failid kätte ilusti, WAV failid veel on WAV. Nii et on siin natuke vihma ja kaitse on pandud tume kilekott üle, aparatis on väike, niisugune kätte mahub võtta, eks ole. Aga mis on tähelepanuväärne, see mini Badcorder, see on Saksa üks firma, teeb seda, võite internetis vaadata, mis firma. Ja mini Badcorder on sellepärast huvitav, et temal on, näete, niisugune pulk siin ees ja selle pulga tipus on ultraheli mikrofon. Näete, siin tipus on ultraheli mikrofon ja see on just väga hea, sellepärast, et ta ei ole aparaadi sees, nagu mõnedel on mikrofon, aga ta on väljas eraldi. See tähendab kõik ultrahelid, mis tulevad, nende peegeldused samuti, need jõuavad siia niimoodi loomulikul viisil, ei ole müra. Ei ole müra, mis põhjustaks ultraheli impulsi peegeldumine siia detektori korpuse külge või midagi nii. Et kõik, mis õhus levib, kõik ultraheli, kõik tuleb puhtalt siia kätte. Ja kuna see asukoht on niimoodi ideaalselt pandud, eks ole, kogemustele põhinedes, teadmispõhiselt, siin õppides ja uurides nahkhiiri Eestimaa metsades, siis see on nii just pandud, et nahkhiir lendab siit meetri kauguselt mööda või 2 meetri kauguselt. Ja sellelt kauguselt on impulss piisavalt tugev, et see mini Badcorder teda üldse salvestaks. Nõrku ta ei võta ja nõrku ei ole ka vaja, sest ainult tugevast impulsist saab arvutis pärast määrata täpselt väikeste lendlaste ja üldse lendlaste liike, kuid siis mittelendlased, lendlasi on Eestis 5 liiki ja liike kokku on teada 14, nii et, aga ülejäänud 9 liiki, need on siis sellised, enamik on need teistsuguste impulssidega, nad on püsisagedusliigid, niisugune termin on. Nende liigi määramine on võimalik juba väljas tihti, kui nahkhiir käsi detektorist mööda läheb. Aga just see lendlase liikide määramine, see on tähtis, et impulsid tuleksid väga selged, väga lähedal oleks loom ja käsidetektoriga seda on väga raske saavutada, sest kuigi sa võid teada, kus ta asub või kus ta lendab, eks ole, aga kui sa siin öösel oled, mõnes kohas nahkhiir, haruldane nahkhiir, mõnes kohas lendab ainult 1 korra öö jooksul mööda. No ja seisa siis siin 4, 5, 6 tundi ühe puu all, eks ju, sääskede toiduks, et ei ole väga meeldiv ja oleks ka aja raiskamine. Ja seetõttu see mini Badcorder on automaatne nahkhiirte häälte registraator, mis teeb siis kvaliteetseid salvestusi. Sest salvestusi võib olla erinevaid, aga just see tüüp on mulle meeldinud, sest siit ma olen saanud esmakordselt nii puhtaid hääli, et ma saan eristada ka lendlase liike juba päris hästi. No vot, selline väike ülevaade. Vaatame seda veekogu ka siin all. Siin muidugi jõudes siia selle Lepiku serva, kõikjal mind hämmastab ja isegi ei üllata, aga mind hämmastab ja paelub selle metsa väärtus siin, selle metsa elupaigaline väärtus. Sellist metsa on ju vähe Eestis praegu alles, vanu lepikuid, kus on niisugused puud, mis lähenevad 100 aastale, võib-olla vanemad kui 100 aastat. Et ma lihtsalt, kui ma satun niisuguse kohta, ma kohe mind paelub see, ma jään seisma, seisatan. Siin võib kuulata linnulaulu päeval, aga nahkhiired rõõmsalt siis kasutavad neid lennukoridore, mis on puude võrade all ja seal niimoodi lennates siis nad mööduvad ka
üles pandud sellest mini Badcorderist, nahkhiirte ultraheli häälte automaatsest registraatorist. Noh, niisugune täpne nimi, temal eestikeelset lühikest nime veel ei ole, aga aparaat on seda väärt, et nimi talle ka panna. Aga siis vaatame allapoole ka taimi. Vaat siin, oi, hästi kare leht, kuulete kui kare, see on jalakas, eks ole. Jalakas on hästi kareda lehega. Künnapuu on sarnane, aga see peaks olema jalakas. Siin siis on, siin on ju näha haavad, näete, haavapuud on ka kõrged. Nii et siin on tegelikult väga liigirikas, puude poolest liigirikas mets. Vähemalt 5-6 liiki puid juba on siin kõlanud, eks ole. Ja kuuske siin ei ole ja kadakat samuti, aga neid puid on ka siin lähedal metsas. Ja vaata, mis siin siis alus põrandal, metsa põrandal. Siin on taimi, rohtaimi, keda ma vähem. No see on lemmalts, eks ole. Neid on ka mitu liiki on Eestis. Ja kõrvenõges, kõrvetab. See on tervisele hea, sellest tehakse teed. Aga ta on niisugune kange tee, et peab teadma, kui palju seda juua ja millal, et temast abi oleks. Aga nõges jälle iseloomustab seda viljakat pinnast, mis lepikutes on. Ja toominga võsud siin, rõõmsalt noored toomingad kasvavad. Need annavad varju, toomingas annab hästi palju varju oma lehtedega. Nii et see on siis metsa väike ülevaade. Vaatame seda veekogu ka siis. Läheme, kõnnime siin läbi, siin on nagu puutumata mets, eks ju, ümber kukkunud puud. Ei ole ära koristatud, mis näitab, et ta on puutumata, et inimtegevus ei ole väga suur olnud. Nõgesed nüüd on siin juba käeulatuses, siin on juba ninani mul nõgesed, näete, nina kõrgusel, nii, ja pärast nõgesid, vaat siin on see veekogu siis. Muuseas hommiku päike on tõusnud vahepeal. Näete, ilusti tõuseb. Juulikuu päike, täna on 13. juuli ja aasta on 2023. Ja siin me oleme siis selle veekogu ääres. No siin vesi praegu paistab, et ta üsna seisab. Et ta ei ole väga liikuv. Ta suundub ühte lähedal olevasse jõkke. Selle jõe nimi on Jaamaoja. Jaamaoja, kes teab, kus Eestimaal niisugune jõgi paiskneb või oja, Jaamaoja. No nii. Nüüd on mõtlemisülesanne. Et kus ma praegu asun? Põnevas kohas, vanas lepikus, ühe veega täidetud kraavi kaldal, mis suubub Jaama oia. Ja vaadake, kui tore mets siin ümberringi on. Ja muuseas, ma täpsustan veel, me oleme linnas. Me ei ole kuskil maakohas. Me oleme linnas. Nii mõtlemisaega veel. Aga siis sinna tõusa päikese poole ma suurendan natuke kaamerat. Võib-olla siis tuleb nähtavale üks tunnusmärk veel, kus me oleme. Näete? Selle kraavi lõpp on Jaamaojas. Seal ees siit umbes 200-300 meetrit. Ja tolle Jaamaoja taga siis, vähem kui 100 meetrit, seal on üks maja. Ja ma ütlen nii palju veel, et see maja on raudteejaam. See on ühe Eesti linna raudteejaam. Nii et, no nüüd on mõistatamiseks küllalt andmeid, et kus me oleme. Aga tõesti Eesti metsades või Eesti linnades metsi on nii vähe, ma olen hakanud viimasel ajal mõtlema selle peale. Eelmine aasta Tallinnas uurisin nahkhiiri mitu kuud, terve Tallinna linna uurisin ära. Aga näete, sääsed jälle on tulnud siia. Aga mina vist olen sääskedega nii harjunud, et mind see sääsk nii väga ei. Nad kõnnivad siin ja ma ei pane väga neid tähele, sest nemad sääsed on ju ka osa loomariigist, on looduse loomulik osa. Ja kui nad lendavad oma kodus, oma elukohast, siis tõelisele looduse uurijale see tekitab ainult rõõmu.
oi, vaadake, kui ilusad need nõgesed on. Mõnikord ma olen näinud, et Koidu ajal nende õisikust tulevad niisugused pahvakud nagu piibust suitsupahvakud, aga eks see on see õietolm, eks ole. Ma olen mõnikord sattunud peale, aga see vist on varasem aeg, peaks siis olema mitte juulikuu keskpaik nagu praegu. Aga väga ilusad siin hommikupäikeses need kõrvenõgesed, sest lausa võiks teha ilusa pildi ja koju panna ukse kõrvale ja ka see oja, eks ole. See oja või kraav, mis läheb siis Jaamajõkke. Võt nii. Aga tänaseks siis selleks korraks jälle nägime ära selle hommiku, tervitasime. Tere hommikut, päike on tõusnud ja mina olen Mati endiselt, kes teeb neid nahkhiire filme. Nüüd siis erinevates metsades. No metsade tähtus nahkhiirtele on kaheldamatu, sest Eesti on metsavööndis, paikneb, eks ole, ja ürgsed peamised elupaigad ongi ju metsad. Ja need meie põliselanikud Eestis siis loomariigi esindajad ja ka taimeriigi esindajad, need ongi väga tihti metsades elavad. Need metsad on nende kodud, eks ole. Metsad on nende kodud. Ja sellepärast ma hea meelega teen selliseid filme. No võt nii. 13. juuli 2023. Tervitustega siit poolt. Tšau!